Tere, head vaatajad! Tere ka minu poolt. Käes on ilus kevad, ilmad küll vahelduvad, on soojemaid ja külmemaid ja kevadtööd tegelikult ju käivad täie hooga. Miks põllumehed, nagu Eestigi, on väga erinevad ja piirkond on erinevad, need kõik on erinevas võib-olla staadiumis, osad on juba siin külvid lõpetanud, osad võib-olla alles alustanud, aga kindlasti on pause sisse tulemas siin kevadtööde ajal ja üks minu võib-olla selline soovitus on kindlasti sügisele juba natuke mõelda ja eelkõige võib-olla just nagu kuivatuse poole peal, sest me oleme viimasel paaril aastal kogenud üsna sellist ilusat sügist selle koha pealt, et vili on tulnud üsna kuivalt kätte, võib-olla just eriti viimane aasta. Ja alati on ikkagi oht, et kuna aastad ei ole vennad, siis võib tulla see märg sügis ja mina soovitan just selle peale mõelda, et oma riske hajutada, mõelge lepingute peale. Skandaga kindlasti pakub erinevad kuivatusvõimalusi ja sellel aastal on meil plaanis ka päris mitu muudatust. Et esimene muudatus on tegelikult Viljandit puudutav. Tuleb meile uus kuivati sinna, mis kindlasti suurendab meie kuivatusmahtu ja võimsust ja ka paindlikkust. Ja lisaks on ka herne osas meil tulemas uuendus, millest kindlasti räägime lähiajal, aga mis parendab ka meil herne, eriti märja herne vastuvõttu just siis. Nii et siin selliseid muudatusi me ikkagi teeme ja ennast paindlikumaks nii-öelda põllumehe jaoks siis ka muudame ja proovime sellise ajaga siis nii-öelda kaasas käia. Tegelikult eeloleval hooajal me saame öelda, et me oleme valmis veel rohkem kuivatama kui eelnevatel aastatel ja just ka erikultuure. Jah, et need kuivatusvõimsuseid või ütleme, kuivatuskohti on ju lisandunud, me oleme küll neid vahetanud ka, aga üldine tendents on täna olnud ikkagi see, et mahud suurenevad järjest ja see on eelkõige siis selleks, et tagada selline paindlikkuse pool, et ma ei ütle, et me seda mahtu täielikult täis teeme, mis meil justkui on nii-öelda valmis vaadata, aga seal peabki varu olema. Just selleks, et kui tuleb märjem sügis, me saaksime selle viljaga ka hakkama. Ja kellel ikkagi on leping tehtud, siis sügisel on tema ikkagi eelisseisus ja eelistame ikkagi neid, kellel on lepingud ilusti tehtud ja nendest ilusti ka kinni peavad. Et see aitab meil kindlasti ka planeerida palju paremini neid kuivatus nii-öelda koguseid, kuhu mida suunata. Ja kui põllumehed meile oma soovidest lepingute näol teada ei anna, ega siis on väga keeruline sügisel juba midagi teha. Et see on kindlasti oluline mõttekoht. Jah, et see eeltöö tegelikult ongi ju hea logistika eelduseks. Jah, ja väga oluline võib-olla on ka tegelikult lisada siia, et see info, mida te annate, see peaks ikkagi olema eraldi suvi- ja talliviljakultuurid, et aru saada enam-vähem, millisel perioodil see siis märgvili peaks tulema. Nii et mina soovitan selle peale kindlasti mõelda, et andke meile teada ja tehke siis ka lepingud vajadusel ära. Ja kui oma asju juba teate, et mis on teil külvatud ja mis seal nii-öelda tulemas on. Aga siit ongi hea võib-olla minna vaadata, mis põllu peal toimub, et see on ju see koht, mis siis sügisel realiseeruda võiks. Ja selles osas Kaarel kindlasti oskab meile anda väga hea ülevaate. Nii et tere Kaarel, kuidas meil põllupilt hetkel on? Tere ka minu poolt. Kevadtööd põldudel on saavutanud täisoo. Käivad nii külvi, väetus kui ka esimesed taimekaitsetööd. Taimekaitsetööde puhul kindlasti tuleks silmas pidada temperatuuri ja kui vaadata hetke ilmaprognoosi, mida ta näitab lähipäevadeks ja järgmised alguseks, siis kindlasti taimekaitsetööd tehes tuleks natukene hoogu maha võtta, kui just kasutatakse herbitsiide ja kasvuregulaatoreid. Miks see tähtis on? Just herbitsiidide puhul on see, et tähtis on temperatuur nii-öelda umbrohtudele mõjumise suhtes, et herbitsiid mõjust umbrohtudele efektiivselt. Temperatuur võiks olla ikkagi pitsimise hetkel pluss 10-12 kraadi, kuid ka tähtis on järgneva öö temperatuur, mis võiks jääda ikkagi 7-8 kraadi juurde. Samamoodi on tähtis temperatuur ka kasvu reguleerimise suhtes. Just kui me kasutasime selliseid tooteid nagu CCC, Stabilan, mis on siis esimese tiiu kasvuregulaatorid, mis tahavad ikkagi mõjumiseks ja just, et kultuuri kasutataks head temperatuuri saada. Selleks heaks temperatuuriks on ikkagi pitsimise hetkel, nagu ma enne ütlesin, pluss 10-12 kraadi ja öö sellele järgneval võiks jääda ka ikkagi 7-8 kraadi. Teine herbitsiidide puhul on just rapsi puhul, kellel on rapsid suuremaks kasvanud ja on vaja teha veel umbrohutõrjet. Siis sellised tooted nagu näiteks Lontreel ja Club Forte tahavad samamoodi saada efektiivseks mõjumiseks isegi pluss 12 ja enam kraadi ja järgnev öö võiks jääda sinna kuskil 10 kraadi juurde. Vähemalt 24 tundi peale pitsimist võiks see temperatuur olla 10 kraadi juures. Kui neid töid on vaja teha ja kultuuri kasvufaas lubab, siis pigem lükake ikkagi need edasi. Samamoodi on ka kõigi teiste tööde puhul, et kui on paagisegus ainult leheväetised, siis leheväetiste puhul temperatuur ei mängi ka nii olulist rolli, kuid seal puhul ikkagi juhinduda seda, et öösel peale pitsimist ei tuleks miinuskraade peale. Tänan kuulamast ja hooaega põllul!
aitäh sulle, Kaarel, väga hea ülevaate eest. Ja nüüd siis tegelikult kõige põletavama ja põnevama osa juurde, milleks on siis viljahinnad ja kõik, mis neid viljahindu siis mõjutavad. Viljahinnad on olnud siiamaani ikkagi langustendentsis ja nüüd ongi küsimus, et miks need hinnad siis ikkagi edasi kukuvad? Tegelikult, kui me eile vaatame, mis eile börsidel juhtus, et nüüd on mitu päeva järjest hinnad ikka väga teravalt alla tulnud ja eile puudutas ka Matif 228, käis isegi ära. Nii et ikkagi väga terav kukkumine on olnud ja nüüd peamegi vaatama sinna põhjustele otsa, et miks see kukkumine siis viimasel ajal nii terav on olnud. Seda langustrendi me oleme siin kogu aeg prognoosinud, kui nüüd viimaste päevade jooksul on tõesti iga päev praktiliselt siin 5 või 10 euro kaupa see kukkumine toimunud. Et viimaste sellise kiire kukkumise põhjuseks on eelkõige ikkagi vana saak ladudes, me kordame seda kogu aeg saatesse, aga tõsi ta on, et see vana saak on vaja eest ära saada ja see omakorda loob siis sellise nii-öelda hinnasurve, et saaks nisu liikuma. Ja teiseks näevad fondid, et tegelikult ikkagi, kui vaadata suurt pilti, siis hinnad võiksid olla languses, vilja on palju ja fondid on nii-öelda suurendanud oma lühikest positsiooni ehk nad on müünud futuure väga tugevalt ja on just viimastel aegadel just nisu ja ka soja ja maisi siis positsioone endal tegelikult nagu suurendanud. Mis tähendab, et nad näevadki tegelikult seda langusmomenti veel edasi. Ja kolmas muutuja ikkagi, mis hetkel meil mängib rolli, on ikkagi väga hea ilm igal pool, et praegu ei ole väga suuri probleeme ja USA nisu on saanud ka siin just niiskemat ilma tunda ja eelolevad 2 nädalat ka paistavad head olema. Nii et tegelikult need on 3 põhiasja, mis praegu nagu hetkel ikkagi seda nisu hinda alla toonud on. Ja kui vaadata veel konkreetsemalt otsa, siis nendele laoseisudele, siis Euroopas jääb üle 20 miljoni tonni rohkem nisu kui eelmisel aastal ja Venemaal kuskil 26 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal. Ja kokku siis me võimegi öelda, et me räägime kuskil selline 80% rohkem kui tavapäraselt ja see kõik on vaja turule paisata, on vaja ära müüa ja seda oli näha ka nüüd Egiptuse tenderist. Egiptus ostis endale 600 000 tonni nisu just siia nüüd juunisse ja see suuresti tuleb kõik Venemaalt ja kui me enne rääkisime, et Venemaa nisu on sättinud endale nagu ühe põranda hinna selline $275 tonnis, siis tegelikult see ikkagi ei kehti, sest Venemaal on vaja nisu eest ära saada ja ka nüüd siia Egiptusse müüdi siis tegelikult $20 odavamalt nisu, nii et see näitab, et mingit sellist põranda hinda kui sellist ei saa eksisteerida, kui ikkagi kaup on vaja eest ära saada. Ja kui vaadata nüüd üldsegi, et kuidas see Matif on liikunud, siis et kus me täna siis selle 230 Matifiga oleme ja võtsin huvi pärast ette siis meie konverentsil näidatud slaidi, kus me vaatasime nii-öelda tagasiulatuvalt siin 10 aastat kuni tänapäeva ja natukene vaadata, kus see hind üldse siis liikunud on. Ja konverentsil ka me prognoosisime tegelikult, et kuna kõik näitajad majanduses on nii kehvad, siis see nisu hind lihtsalt surutakse nii-öelda oma tavapärasesse hinnavahemikku ja täna me olemegi sinna nüüd jõudnud, et kui konverentsi päeval meil oli Matif kuskil 285, siis täna me räägime 230 ja see kukkumine ongi olnud siin kuskil 50 eurot Matifist ja me olemegi täpselt selle nii-öelda selle keskmise kasti keskel ja hinnavahemik viimase 10 aasta jooksul ongi liikunud siin 180 ja 260 euro vahel, nii et täna me oleme siis 230 juures. Aga mis võiks olla siis see uus selline normaalsus, et kas me nüüd, see on päris suur vahemik, et kas oskad ka midagi täpsemalt seal öelda või arvata? No väga keeruline, aga kuulates siin ka erinevaid eksperte ja analüütikuid turgudel, siis tegelikult on nagu 2 koolkonda, et põhiliselt arvatakse seda, et ikkagi lähiajal nisu hindadel ei ole põhjust tõusta ja hind jääbki sellesse vahemikku, nagu ta prognoositud võiks olla, siin 180, võib-olla 240 juurde. Aga on üks koolkond või mõned inimesed turul, kes näevad, et või nägid juba siis, kui hind oli siin 20 euro veel kõrgem, et nüüd on see põhikäes, et enam kukkuda ei saa, sest et ei ole võimalik, aga hind on peale sedagi veel alla tulnud, nii et väga raske on öelda,
kus on need piirid, me oleme näinud ka palju madalamaid hinnatasemeid, kuid muidugi turul on väga palju ka põhjuseid, miks hinnad võiksid ikkagi kõikuda, et see volatiilsus kindlasti püsib edasi ka. Aga kas üldse sellist põhjust on täna välja tuua, mis võiks vilja hinda näiteks ka tõusule suunata? On sellist põhjust üldse võib-olla? No kui me vaatame fundamentaalseid näitajaid, siis on igal juhul turg ikkagi languses, et miks võiks turg nagu tõusta, on ikka puhtalt poliitiline, geopoliitiline, et ikkagi see Ukraina koridor on väga oluline hetkel tegelikult, sest 18. mail lõpeb ära see lepingu kuupäev ja täna just 3. mail alustatakse läbirääkimisi, nii et ka tänasel päeval, meil läheb homme nüüd saade eetrisse, et ütleme siin 3., 4., 5. mai võib olla tegelikult turg ka natuke turbulentne sellest johtuvalt, mida siis nendest läbirääkimistest läbi imbub ja milliseid signaale siis Venemaa annab, et huvitav aeg on hetkel küll, et see on üks koht, kus on tegelikult palju mängus, et võib-olla see võib kergitada siin teatud määral seda nisu hinda ja volatiilsust turul. Ja teine aspekt, mis siin kõrval mängib, on muidugi ka selline finantsmaailm, et täna ka just Föderaalpank USA-s otsustab siis intressimäärade tõusu osas, kas tõstetakse 0,25% võrra siis intressimäärasid. Peale seda oodatakse ära, mida siis Euroopa Keskpank teeb, ka see mõjutab kindlasti siin nii-öelda hindade liikumist toorainete turgudele. Marge, sa mainisid korra seda Ukraina viljakoridori, aga kuidas Ukrainas üldse viljaga on, et see koridor on üks asi, aga teine pool on see, mis seal kohapeal toimub? Jah, eelkõige, kui vaadata nüüd, kuidas nisuprognoos on, siis ka just siin paar päeva tagasi Ukraina põllumajandusminister andis informatsiooni, et tema prognoosi kohaselt võiks ikkagi olla saagikus Ukrainas kuskil 17 miljonit tonni nisu, aga veel olulisem on, et kui palju suudaks siis Ukraina eksportida nisu ja tema hinnangutel võiks olla siis kuni 11-12 miljonit kogu hooaja peale, siis 23-24, mis on iseenesest vaid selline 2-3 miljonit tonni vähem, sest see hooaeg on Ukraina eksportinud siis nisu kuskil 14,5 miljonit tonni, nii et tegelikult see vahe ei olegi suur ja need on esialgsed andmed muidugi, et vaatame, kuidas siis tegelikult läheb. Siis on õnnestunud neil ikkagi päris hästi. Jah, täpselt. Ja kui vaadata ka nüüd teisi tooraineid, siis maisigraafikult on samamoodi näha, et hinnatasemed on jätkuvalt languskoridoris ja viimane kiire kukkumine on samamoodi põhjustatud eelkõige siis fondide nii-öelda positsioonide müügist. Samuti on languse põhjuseks Brasiiliast tuleb väga hea maisisaak, ennustatakse kuskil 130 miljonit tonni, mis tähendab 6 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal. Ja mis on ka kuulda olnud viimastel aegadel turgudelt, et Hiina just lõpetas või katkestas nii-öelda siis USA-st maisiostu ja tahab ka saada siis Brasiilia hea hinnaga maisist siis osa ja tahab siis nii-öelda maisi pigem siis Brasiiliast osta, mis omakorda siis mõjub turule negatiivselt ja hinnad on surve all. Ja kui vaadata sojagraafikut, ka siin on samasugune pilt, hind on langustrendis ja seda eelkõige põhjustab väga hea saak Brasiilias, 160 miljonit tonni prognoositakse sojasaaki siis Brasiiliast ja praegu ollakse seal kuskil 95% peal koristuses ja on kõvasti ja väga hästi sealt saadud ka eksportida, mis on väga oluline, sest kuu aja pärast kuskil hakkab tulema ka mais ja kogu see väga võimas maisisaak ja sojasaak ei mahu ära, mistõttu peab siis eksport väga hästi toimima ja selle tõttu on ka surve hindadele loomulikult. Ja soja hinda on mõjutanud ka samamoodi jälle fondide positsioonide müük, nii et tegelikult on see fondide teema nagu selles mõttes huvitav, et nüüd on nad müünud oma positsioone nii palju, et mingi aeg nad peavad ju need positsioonid jälle tagasi ostma, ehk siis tahavad oma kasumit välja võtta ja see murdepunkt võib ka mingi moment jälle turgudel tekkida ja siis võib tekkida nii-öelda vastupidine olukord jälle hindades. Kuidas mõjutab soja nüüd meie rapsi hinda, siis ka siin ei ole häid uudiseid, rapsi hind on samamoodi olnud langustrendis ja täna me liigume siin 420-470 Matifi languskoridoris ja hind on tõesti jätkuvalt volatiilne
ja täna me oleme siin nüüd paar päeva olnud suht stabiilsed, kuid seda kõikumist rapsil tuleb päevade jooksul väga teravalt ette. Et peab vaatama ka, kuidas siin soja hinnaga läheb ja siis sellest johtuvalt ka rapsi hind muutub, mis on oluline, et sellel aastal me sõidame uude saaki sisse ka väga suurte laovarudega Euroopas. Prognoosi kohaselt on Euroopas kuskil 3 miljonit tonni rapsi ja see kõik on vaja ka siis nüüd uue saagi tulekuga eest ära saada. Põgusalt ka ilmakaarte vaadates, siis saame öelda, et tegelikult on praegu igal pool väga hästi. USA saab siin 2 nädala jooksul vihma, mis on väga oluline taliviljadele, et USA's taliviljad on praktiliselt 28% heas või väga heas olukorras, mis tõttu taliviljad ei ole halvenenud. Brasiilia lõpetab nüüd koristus, seal on ka kõik väga hästi ja maisi jaoks on seal väga suurepärased ilmastikutingimused, et siin veel kuu aega siis nii-öelda kasvule kaasa aidata. Venemaal ja Ukrainas on ka head tingimused ja Euroopas üldjuhul on ka niiskust piisavalt. Kõige kuivem piirkond on tõesti nüüd Hispaania, kus võib tulla vähem saaki, kuid arvestades, et Prantsusmaal on nisu tegelikult väga heas olukorrast, lausa 95-94% nisust on heas olukorras, siis see eeldab, et tegelikult ka Euroopast on head nisusaaki oodata. Nii et praegu ilmastikust ka ei ole mingit ootust, et hind võiks tõusta, et muidugi me oleme praegu alles veel maikuus. Ja, seega on aega veel oodata küll. Ja nii et kokkuvõttes me saame öelda, et kui vaadata suurt pilti, siis hinnad püsivad langustrendis. Ainuke asi ongi siis selline geopoliitiline ja majanduslik aspekt, mis võib siis hindasi siin muuta, aga seda me näeme siin juba lähipäevil. Aga seniks kohtumiseni! Kohtumiseni!